Mul hea meel, et te kõik siin kohal olete. Kui eelmine kord oli loeng euroala majandusolukorrast, siis oli see eelmise aasta septembris, kui olid võrdlemisi ärevad ajad euroalas. Nüüd on õnneks see meri nagu rahulikum ja saab võib-olla sellistele pikemaajalistele aspektidele rohkem tähelepanu pöörata. Aga ennem kui minna siis sellise tavapärase majandusolukorra tutvustamise juurde, siis nüüd viimase nädala pooleteist jooksul on väga palju tähelepanu saanud üks Ameerika analüüsikeskuse Pew Research Center uuring või küsitlus, mida nad tegid 8 Euroopa Liidu riigis, hindamaks siis, et kuidas Euroopa Liidu kodanikud, seal oli siis 3 mitte-euroala riiki ja 5 euroala riiki, et kuidas need siis inimeste hinnangud oma majandusolukorrale ja majanduspoliitikale ja oma juhtidele on. Ja nagu esimene küsimus, et milline on siis hinnang majanduse üldolukorrale, et siin midagi suurt uudist ei ole. Kui 2007 enamike Euroopa Liidu elanike jaoks oli olukord päris hea majanduse poole pealt, siis tänapäeval või sellel aastal see enam niimoodi ei ole. Eriti hull on siis olukord arusaadavalt lõunapoolsetes euroala riikides. Kreekas siis õnneks ikka mõned olid, kes arvasid, et nende majandusolukord veel hea on, aga eriti palju neid ei ole. Tõsi, mis siit huvitav välja tuleb ja mis tegelikult nagu poliitilises plaanis ju väga palju mõjutab ka kõike seda kriisilahendust ja ühise majanduspoliitika väljatöötamist, on see, et Saksamaa kui kõige suurema euroala majanduse ja rahvaarvu mõttes olukord on sedavõrd teistsugune. Selline tunne oleks nagu, et Saksamaa asuks mõnel teisel mandril, kuskil seal näiteks Hiina lähedal. Nii et ma ei teagi, kas kunagi Saksamaal see viimasel ajal majandusolukorra hinnangud niivõrd head on olnud. Nüüd hoolimata sellest, et see hinnang oma riigi majandusolukorrale on kehv, siis eurot, hinnanguid eurole, toetus eurole väga palju nagu seda ei peegelda. Ja kui üldse vaadata, siis küsiti nüüd nendelt 5 euroala riigi elanikelt, et kas nad tahavad oma endist valuutat tagasi või sooviksid siis euroga jätkata. Ja üsna nagu ühtlased olid need tulemused, eriti mis puudutab, et kui palju soovib euroga jätkamist, sisuliselt 2/3 ja seda ka siis just eriti sellistes suuremates raskustes olevates euroala riikides. Mõnes mõttes see on minu meelest hea selline informatsioon, kui mõelda selle peale, et kui palju näiteks probleeme Kreekas on olnud, kui palju neid poliitilisi probleeme on olnud, valimisi, et sellest hoolimata ikkagi see tunne on, et euro hoolimata kõikidest nendest majandussündmustest, mis on toimunud seal Kreekas, et see annab stabiilsust. Nüüd natukene tavapärasema majandusanalüüsi poole pealt, et põhimõtteliselt, mis tegelikult on väga oluline ja võib-olla viimasel ajal ka suurenenud, on see, et kui me vaatame siis erinevate majandusnäitajate erinevusi euroala riikides, siin ma olen välja toonud standard hälbe 5 majandusnäitaja lõikes perioodil 1999–2013 ja see on siis kaalumata need standardhälbed. Siis nii-öelda reaalnäitajates, eriti siis töötuse poole peal on selle viimase majanduslanguse või majanduskriisi käigus need vahed väga olulisel määral suurenenud. Majanduskasvu osas samamoodi, võib-olla mitte nii dramaatiliselt, mis eriti selliste ühiste poliitikate puhul, nagu rahapoliitika puhul, on väga suur probleem, et kui meil on ühine rahapoliitika, siis vaikimisi on eeldus, et ikkagi me teeme seda poliitikat keskmise olukorra jaoks euroalal ja samal ajal on need erinevused nii suured, et siis loomulikult need ühiste poliitikate teostamine pingeid põhjustab. Ja seal väikene nagu lootuskiir on see, et need inflatsiooni erinevused riigiti tegelikult on suhteliselt sarnased praegu varasemale perioodile
ja sellised võib-olla kõige tavalisemad tasakaalustamatuste näitajad nagu eelarve tasakaal ja jooksukonto tasakaal, et need on siis isegi viimastel aastatel vähenenud. Siis kui vaadata, et kuidas siis euroala väline majanduskeskkond euroalat mõjutab, siis kui lihtsalt võrrelda, eks ole, majanduskasvu euroalal, mis praegu on ikkagi, kasvu ei ole, majanduse maht veidi kahaneb, siis maailma majanduses tervikuna on selline tagasihoidlik, aga vähemalt euroala mõttes suhteliselt korralik kasv. Samal ajal, ütleme, see taastumine nendest viimastest probleemidest on siiski võrdlemisi tagasihoidlik ja seda peegeldab ka siis JP Morgani globaalne usaldusindeks, mis küll näitab väikest kasvu maailma majanduses, aga suhteliselt tagasihoidlikku. Ja mis on ka oluline, on see, et muidugi, et kuidas siis maailma kaubavahetuse käive, väliskaubanduse käive on muutunud ja sest põhimõtteliselt on võimalik täiesti, et kasvu ja selle väliskaubanduse käive vahel on vahed, aga ka siin midagi erilist öelda ei ole, et see ka siis maailma majandus tervikuna siis impordi nõudluse või impordimahu kasv on olnud suhteliselt selline tagasihoidlik kasv. Aga siiski, kui vaadata neid tegureid, et mis euroala mõjutab, et ütleme, välisnõudlus on ikkagi see, mis nii-öelda kasvu teatud määral toetab. Nüüd viimastel kuudel võib-olla see ei ole nii terav küsimus olnud, aga alati on teemaks loomulikult euroala vahetuskurss, kuna ta avaldab mõju nii majandusaktiivsusele kui ka inflatsioonile, siis on üllatav, et kui vaadata, milline oli siis euroala see kokku kaalutud nominaalne vahetuskurss võrreldes sellega, kui euro kasutusele võeti, siis midagi ei ole muutunud, selles suhtes ta on praktiliselt samal tasemel, nagu ta oli 1999. aastal. Samal ajal selle perioodi vältel need muutused on olnud võrdlemisi suured ja ta pigem nagu peegeldab seda, need viimase aja muutused euroala nominaalses efektiivses vahetuskursis, et milline on see olukord euroalal võrreldes teiste riikide majandustega, et kui siis võib-olla kõige kriitilisem olukord euroala jaoks eelmise aasta suvel oli, et siis selgelt euroala vahetuskurss teiste valuutade suhtes nõrgenes ja nüüd ta pigem peegeldab seda tugevnemist. Seal on muidugi üksikuid selliseid ajakirjanduses suhteliselt või ka üldises majanduspoliitilises arutelus üleval olevaid teemasid, näiteks Jaapani jeeni väga järsk nõrgenemine, aga siiski, kui aasta algul tekkis juba mure, ütleme, euroalas, et võib-olla on see euro vahetuskurss liiga tugev euro jaoks ja see pärsib majanduskasvu, siis viimasel ajal on see mõnevõrra stabiliseerunud. Et Jaapani jeen on küll nõrgenud euro suhtes, aga euroala suhteliselt palju kaupleb Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, kellel on oma valuuta, ja nende valuutade suhtes on siiski euro nõrgenenud. Üks selline positiivne aspekt viimasel ajal on seotud siis sellega, et eeskätt energiahinnad, aga mõnevõrra laiemalt siis toormehinnad üldiselt on vähenenud, mis siis põhimõtteliselt mõjutab positiivselt nii majandusaktiivsust kui ka aitab kaasa sellele, et inflatsioon on eriti viimastel kuudel üsna järsult euroalas kukkunud. Et üldiselt nagu väliskeskkonna poole pealt, kui kokku võtta, siis pigem on kas olukord selline neutraalne või pigem nagu kasvu toetav ja pigem veidi inflatsiooni tagasi hoidev. Nüüd, kui minna selliste nagu vastuolulisemate teemade juurde, siis ilmselgelt finantseerimistingimused laias mõttes on üks valdkond, kus on väga nagu eripäraseid arengud viimasel ajal olnud. Et kui mõelda selle peale, et kuidas rahapoliitika majandust mõjutab, et siis kõigepealt hakkab pihta, eks ole, rahapoliitiliste intressimääradest, kuidas need mõjutavad rahaturu intressi ja kuidas see lõpuks jõuab välja
erasektori või üldse siis majanduse finantseerimiseni ja omakorda majandusaktiivsuseni, siis see esimene samm selles rahapoliitika ülekandes. Need rahapoliitilised intressid on ajalooliselt hetkel kõige madalamal tasemel. Nüüd just mai algul, kui Euroopa Keskpanga nõukogu Bratislavas kohtus, alandati siis peamist rahapoliitilist intressimäära 0,5%-ni. Nii et võrdlemisi pretsedenditu on see kindlasti euroala jaoks. Ja need rahapoliitilised intressid on kandunud edasi ka rahaturgudele, kus sellised lühemaajalised pankadevahelised laenud on sisuliselt, need intressid on sisuliselt nulli lähedal. Nii et selle poole pealt nagu selline üldine keskkond võiks olla suhteliselt soodne. Siis, kus on ka, mis võib-olla tavalises mõttes niivõrd oluline ei oleks, aga mis praegu on väga oluline, on riiklike võlakirjade turg, kuna see ei mõjuta mitte ainult otseselt riikide rahastamist, aga eriti raskustes olevates riikides väga üksüheselt kandub edasi ka siis erasektori finantseerimistingimustesse. Et siin on siis eriti siis eelmise aasta suvest, aga ka viimastel kuudel on need intressid alanenud ja raskustes euroala riikide intressivahed näiteks Saksamaaga on selgelt vähenenud. Et isegi need kevadised probleemid, et esiteks valimised Itaalias, mis olukorda närviliseks muutsid, ja samuti ka siis arengud Küprosel, mingisugust sellist püsivat, praeguse teadmise seisuga, püsivat mõju ei ole avaldanud. Natukene keerulisem pilt on euroala keskpankade konsolideeritud bilansijoonis. Siin on välja toodud ainult need nii-öelda rahapoliitikaga seotud varad. Need nii-öelda rahapoliitikaga seotud varad on siis sellest nulljoonest ülevalpool, põhiliselt siis rahapoliitilised laenud pankadele ja seda allpool joont on siis see raha, mida euroala pangad või euroalas tegutsevad pangad on toonud euroala keskpankadesse hoiustele. Ja siit ma olen seda joonist alustanud 2008. aasta algusest, kui olukord oli veel stabiilne. Ja siin jätkuvalt, nagu püsivalt on siis euroala keskpankade bilanss, kui me räägime rahapoliitilistest varadest ja rahapoliitilistest kohustustest, suurenenud ja tipptaseme siis saavutas ta eelmise aasta algul, kui euroala keskpankade poolt anti siis piiramatus mahus kolmeaastaseid laene pankadele. Nüüd selle aasta alguses tekkis pankadel esmakordselt võimalus neid eelmise aasta alguses võetud kolmeaastaseid laene tagasi maksta ja pigem veidi üle ootuste on pangad olnud aktiivsed selle raha tagasimaksmisel. Ja iseenesest see põhimõtteliselt näitab, et pangad on võimelised paljud pangad ennast võimelised finantseerima pankade vahelisel turul või finantsturul, väärtpaberiturul üldiselt, et nende ainsaks rahastamise lisaallikaks ei ole keskpanga laenud. Sest kui rääkida ka sellisest geograafilisest jaotusest, siis tegelikult nii-öelda see nullist üleval olev osa, need laenud pankadele, et põhiliselt nad läksid Hispaania ja Itaalia pankadele ja see, mis seal allpool on, et mis maapangad oma raha hoiustasid euroala keskpangas, see oli siis põhiliselt Saksamaa, Holland, Luksemburg, Soome. Nii et kui ütleme stabiilsel ajal oli niimoodi, et olid jooksevkonto ülejäägid põhjapoolsetes euroala riikides, jooksevkonto puudujäägid lõunapoolsetes euroala riikides ja seda nii-öelda kapitali poole pealt aitas tasakaalustada see, et ütleme, ka lihtsustan, aga et põhjapoolsed euroala pangad andsid laenu lõunapoolsetele euroala pankadele, et see finantseerimine toimus siis finantsturu vahendusel, siis kui olukord keeruliseks läks, siis laenamine katkes, pigem oli isegi niimoodi, et põhjapoolsed euroala riikide pangad nagu tõid seda raha tagasi lõunapoolsest euroalast. Ja ainukene viis oli siis see, et sisuliselt eraraha liikus nagu lõunast põhja ja samal ajal siis kompenseeriti seda keskpanga rahaga, mis liikus siis nii-öelda Frankfurdist lõuna poole. Siis nüüd on selles suhtes need seosed nagu jällegi, ütleme, normaliseerumas. Nii et see
see pilt siin on lihtsalt näitamaks, et pankadel üldiselt on finantseerimistingimused paranenud, et üldiselt selline fragmenteeritus euroala siseselt riikide vahel on siis vähenemas. Nüüd natukene minnes nagu sellistele probleemsemate valdkondade peale, et siin ma olen välja toonud siis euroala ettevõtete, sellise ettevõtete välise finantseerimise hinna. Siin on siin nii siis, milline on selle nii-öelda aktsia emissiooni vahendusel kaasatava raha hind, võlakirjade vahendusel kaasatava raha hind, lühiajaliste ja pikaajaliste pangalaenude intressid. See punane joon on siis kõik tervikuna kokku ja no ühest küljest võib öelda, et viimase aasta jooksul on need intressimäärad mõnevõrra alanenud. Samas jällegi, mis on oluline, on see, et need intressivahed, mida siis pangad maksavad selle raha eest, mida nad väärtpaberiturult kaasavad või mida nad ka siis keskpangast saavad. Ja kui ma võrdlen seda sellega, et kui palju siis nii-öelda ettevõtted peavad maksma selle eest, kui nad ettevõtte väliselt raha kaasavad, siis see vahe on märgatavalt suurenenud. Kui vaadata seda punast joont, siis 2007. aastal oli siis peamine Euroopa Keskpanga rahapoliitilise laenu intressimäär 4,5%, üleüldine siis finantseerimise hind ettevõtetel oli 6%, ehk see vahe oli seal circa 1,5% punkti. Siis nüüd, eks ole, on see ettevõtete selline kokku kaalutud rahastamise, välise rahastamise hind 5%, samal ajal on rahapoliitiline peamine intressimäär 0,5%, nii et see vahe on nagu 1,5% kasvanud 4,5%. Et sisuliselt ta peegeldab seda, et mõnes mõttes võib-olla oligi need riskipreemiad liiga madalad 2007. aastal ja nüüd on lihtsalt see risk nagu õieti hinnatud. Teisest küljest ta muidugi tähendab ka seda, et turud on fragmenteeritud ja tänu sellele, et raskustes olevate riikide valitsuste olukord väga palju mõjutab nende ettevõtete olukorda, et selline nii-öelda, et see suur intressivahe või riskipreemia peegeldab ka sellist fragmenteeritust, finantsturgude suhteliselt sellist mitte head toimimist. Siis veidi ka pangalaenudest, kui näiteks mida tihti tuuakse näiteks on see, et kui Ameerika Ühendriikides, kui vaadata seda osa, mida siis ettevõtte väliselt kaasavad, siis veerand sellest tuleb pankadest ja 3/4 siis tuleb mujalt väärtpaberiturult. Siis euroalas on see seos vastupidine, ehk siis et võib-olla ainult kõige suuremad ettevõtted on võrdlemisi iseseisvad pankade olukorrast, samal ajal enamik euroala keskmiseid ja eriti väikese suurusega ettevõtted väga oluliselt sõltuvad sellest, millised on siis laenamise tingimused ja laenumahtude muutused. Ja see probleem on just eriti terav ettevõtete puhul, kus siis laenu maht ettevõtetele, see on aastane kasv, kui need andmed on siis viimastel kuudel vähenenud. Nüüd põhimõtteliselt, kas on probleem või ei ole probleem, sõltub sellest, et kui palju see on selline tasakaaluline areng. Kas ta tuleb laenunõudlusest, kas ta tuleb laenu pakkumisest või kas ta tuleb mingitest pikemaajalistest struktuursetest muutustest. Et selline nagu negatiivsem informatsioon on siin joonisel, mis ütleb, et kuidas siis pangad on neid laenutingimusi karmistanud. Et siin on tegemist siis pankade seas, euroalas viiakse läbi niinimetatud panga laenamise küsitlust ja küsitakse, et kas siis võrreldes eelmise kvartaliga on need pangalaenude andmise tingimused karmistunud või mitte ja see must joon siis näitab seda nii-öelda nagu vastuste suhtarvu, et kui ta on seal üle 0, siis rohkem ütleb, et nad karmistavad neid tingimusi võrreldes eelmise kvartaliga kui need, kes on siis leevendanud neid tingimusi. Nii et põhimõtteliselt viimase nüüd juba 2,5 aasta jooksul on pidevalt neid laenutingimusi karmistatud. Mis seal on muutunud, on see, et mis see põhjus on, et miks siis nagu pangad laenutingimusi karmistavad. Et kui 2011 oli see põhiliselt seotud sellega, et pankadel endal oli
rahastamine keeruline, see hind oli võrdlemisi kõrge nende jaoks, siis nüüd on see pigem nagu seotud erasektori riskidega. Et põhimõtteliselt see riskide tajumine, ta põhimõtteliselt näitab seda, et kui, eks ole, muutub pankade hinnangud oma laenuklientide riskisuse suhtes, siis praegu on see nendele argument, miks nad neid pangalaenusi karmistavad. Nii et et ütleme nagu rahapoliitika seisukohalt siin pole enam midagi teha, et kuna väga palju ei ole teha, sellepärast et rahapoliitika eeskätt peaks olema suunatud sellele, et pankade likviidsusvajadused oleks täidetud. Võib-olla kaudsemalt see riskide tajumine on seotud rahapoliitikaga, et kuna riskide tajumine tõenäoliselt on seotud sellega, kuivõrd keeruline see olukord majanduses on, et mida keerulisemad on, seda suuremad on ka riskid. Nii, aga nüüd teine pool seal on see, et arusaadavalt, see on põhimõtteliselt küsimus siis sellest, et kui palju see pangalaenude vähenemine tuleb sellest, et ettevõtted lihtsalt tahavad vähem laenu. Ja enamik siis ettevõtteid on siis püsivalt vastanud, et pangalaenude nõudlus on vähenenud, mis eeskätt tuleb lihtsalt sellest, et see majanduse üldmaht on vähenemas, vajadus nii-öelda tootmisvõimsuste laiendamiseks on väiksem, võib-olla ka käibekapitaliks on väiksem. Nii et teatud mõttes liialdades ega ei saa kas neid laene peale suruda kellegile, kui laenuklient ei soovi neid laene võtta. Ja üks teema, mis tegelikult nagu pikemaajaliselt siin mõjutab, on see, et väga paljud euroala nii valitsused, ettevõtted, eraisikud siis headel aegadel eelmisel kümnendil, kui finantseerimistingimused olid head, majanduskasvu ootused olid võrdlemisi korralikud, võtsid võrdlemisi palju laene, nüüd nad on ümber hinnanud seda, et kui suur on nende see soovitav, ütleme see võlakoormus, ja suhteliselt palju siis makstakse neid laene tagasi. Nii et see ilmselt leveraging kindlasti nagu mõjutab ka majandusaktiivsust. Inflatsiooni poole peal siin siis must joon on kõik kokku, see euroala inflatsioon, see punane joon on alusinflatsioon, millest on siis kus siis toiduhindu ja energiahindu ei ole sees. Et mis siit välja tuleb, on see, et see alusinflatsioon, see punane joon, euroala on olnud kogu selle euroala toimimise ajal võrdlemisi stabiilne, et on kõikunud ikkagi väga nagu väikestes piirides. Et see dünaamika, selle musta kokkujoone dünaamika väga palju tuleb sellest, et kuidas toidu ja energiahinnad liiguvad ja viimaste kuude selline väga järsk inflatsiooni langus enamikas euroala riikides on ikkagi seotud sellega, et energiahinnad maailmaturul on odavnenud. Päris huvitav on ka see, et mida palju jälgitakse, et kuidas siis muutuvad turuosaliste hirmud inflatsiooni osas ja deflatsiooni osas. Need on siis optsioonid, mida saab siis ostuturult nende riskide kaitseks ja siin on huvitav see, et loogiline oleks mõelda, et sa kardad nagu ühte asja, et kas mingil perioodil sa eeskätt kardad, et tekib inflatsioon või mingil perioodil sa kardad, et tekib deflatsioon. Mis siin viimasel ajal on juhtunud, on see, et kui see joon üles läheb, siis see nagu risk, hirm kasvab, eks ole. Et nad 2012 suvel mõlemad natuke liikusid ülesse ja viimasel ajal nad on alla liikunud. Et kui 2012 see pigem peegeldas seda, et turgudel oli väga palju hirmu, et see ei olnudki nagu ühesuunaline, et tõenäoliselt võib-olla osa kartis seda, et tänu väga kehvale majandusolukorrale võib tekkida deflatsioon, osa tõenäoliselt kartis seda, et selle väga nõrga majandusolukorra lahendamiseks väga julgelt hakatakse pakkuma, eks ole, raha trükkima jutumärkides ja sellest tekib inflatsioon. Aga viimasel ajal on siis need samaaegselt need hirmud vähenenud põhimõtteliselt, nii deflatsiooni oodatakse vähem kui ka inflatsiooni pärast muretsetakse vähem. Nüüd reaalmajandusest. Nii nagu ma enne ütlesin, siis tegelikult see maailmamajandus on selgelt aspekt, või tegur, mis majandusaktiivsust euroalal on toetanud. Kui vaadata viimast juba rohkem kui 1,5 aastat, 2 aastat, siis tegelikult see, et kasv ei ole olnud veel negatiivsem või langus veel suurem, on ikkagi tulnud sellest, et on õnnestunud netoekspordi panus on olnud hea
ehk et eksport on kasvanud kiiremini kui import ja samal ajal siis sisenõudlus on olnud see, mis on seda majandusaktiivsust pärssinud ja eriti siis investeeringud. Ja osaliselt on siis see olnud seotud sellega, et ka kindlustunne erinevate majandussektorite kui ka tarbijate seas on olnud võrdlemisi madal. Võib-olla see tööhõive joonis nüüd nii huvitav ei ole, kuna ilmselgelt on tööturg nagu turg, mis liigub viitajaga võrreldes majandusaktiivsusega, aga siin selgelt on nii töötus viimasel ajal selgelt kasvanud euroalal kui ka hõive vähenenud. Ja nagu ma enne näitasin, siis samal ajal need erinevused erinevate euroala riikide töötuse määrade vahel on suhteliselt suured. Ja mida siis poliitika poole pealt nagu tehtud on? Et seda ma juba rääkisin, et rahapoliitilised intressimäärad on ajalooliselt madalal tasemel ja kui vaadata viimast 1,5 aastat, ütleme 2011. aasta lõpus, siis sisuliselt on olnud 2 sellist väga mõjusat rahapoliitilist sammu, mida euroala keskpankade poolt on astutud. Esimene oli siis see, et 2011 detsembris ja 2012 veebruaris anti piiramatus mahus, nii palju kui siis pangad soovisid, nendele pankadele, kelle tagatis oli, võtta laenu soodsatel tingimustel. Seda väga aktiivselt ka kasutati. Mõnevõrra see siis eelmise aasta esimesel poolaastal seda pinget vähendas, aga eelmise aasta suvel jällegi need pinged suurenesid ja siin oli siis võrdlemisi, praeguse tarkusega võrdlemisi edukas instrument oli rahapoliitilised otsetehingud, mis siis sisuliselt tähendab seda, et kui mõned riigid satuvad raskustesse, kui nad sõlmivad siis sellise majandusprogrammi, kus on selged tingimused, mida nad teevad Euroopa Liidu ja soovitavalt ka IMF-iga, siis põhimõtteliselt euroala keskpangad on valmis siis toetama nende riikide riiklike võlakirjaturge ehk neid võlakirju kokku osta. Ja selle mõte oli siis see, et selliseid kõige äärmuslikamaid riske maha tõmmata, et hiljem ma natuke räägin sellisest nagu mitmesest tasakaalust, mis finantsturgudel tekkida võib, et selle sammu peamine idee, nagu mõte oli see, et kui üks osa turuosalisi hakkab ootama, et midagi hullu juhtub, siis teised võivad sellele järgneda ja see võib tekitada sellise nagu ise tekkivaid või ise täituvaid ootuseid ja kui siis on mingisugune garantii, isegi mida ei kasutata, aga on mingisugune garantii, et need riskid ei realiseeru, siis see pinget vähendab. Nii et see oli nagu suhteliselt mõjus, et ühtegi senti selle programmi raames kulutatud ei ole. Praegu ei ole ka selgelt näha, et ükski riik taotleks sellist programmi ja oleks siis kõlbulik nende tehingute tegemiseks, aga see pingeid on leevendanud. Ja ka eelarvepoliitika, et ühest küljest, kui mõelda selle peale, et mis on see teema, mida eriti, ma arvan püsivalt, aga eriti võib-olla viimastel kuudel on võib-olla kõige kirglikumalt euroalas arutatud, siis on ikkagi teema lihtsustatult selle vahel, et kui kiiresti eelarve tasakaalu saavutada ja kuidas siis ajastada neid eelarvepoliitilisi samme, kas kiiresti kohanduda või aeglaselt kohanduda. Nüüd ma olen siia pannud joonisele euroala riikide struktuurse eelarve puudujäägi, struktuurselt siis see tsükliline mõju on eemaldatud ja sinine joon on siis euroala tervikuna ja see EA7 on siis 7 raskustes, suuremates raskustes euroala riiki, ehk siis Kreeka, Itaalia, Portugal, Hispaania, Sloveenia, Küpros ja Iirimaa ja ülejäänud siis 10 on siis teised riigid. Et siis on selgelt nagu näha, et olukord on muidugi raskem nendes raskustes olevates riikides, aga see kohandumine eelarve tasakaalus on olnud võrdlemisi suur. Nii et kui eeldad, et kui palju sellest nagu tööst tehtud on, siis selle näitaja poole pealt on suhteliselt kaugele juba jõutud, et võib-olla see teema tänasel hetkel ei olegi enam niivõrd aktuaalne, kui ta tegelikult oli võib-olla 2010-2011. Aga et siis ma olen siin püüdnud ka veidi nagu
veidi siis süstematiseerida neid eeliseid, mis siis kaasneb, eeliseid ja puuduseid, mis kaasneb kiire eelarve tasakaalu saavutamisega või aeglase eelarve tasakaalu saavutamisega. Et siin kui alustada sellest, et mis on need probleemid sellega, et võib-olla liigselt siis eelarve konsolideerimist läbi viia, et siis üks probleem põhimõtteliselt on seotud sellega, et kui see toimub näiteks liigkiirelt, siis põhimõtteliselt ei ole välistatud, et ettevõtted reageerivad üle, et võib-olla vähendavad seda hõivet liialt palju või siis näiteks, et väga järsult toimuvad muutused, näiteks elujõulistel ettevõtetel tekivad või enam-vähem elujõulistel ettevõtetel tekivad ajutised probleemid käibekapitaliga ja see viib lihtsalt selleni, et nad pankrotistuvad ja kui juba siis on ettevõtted oma tegevuse lõpetanud, kui inimesed on juba töötaks jäänud, et siis selgelt on sellel eraldi võetuna selline negatiivne mõju majanduse kasvupotentsiaalile, kuna inimesed kaotavad oskusi, kvalifikatsiooni, harjumusi ja mingi osa sellest ettevõtte kapitalist, mis lõpetab, et seda ei saa tõsta kergelt nagu teise ettevõttesse. Siis loomulikult see teema, mis on olnud teine aspekt, mis on kindlasti paljudes euroala riikides probleemiks olnud, on see, et võib-olla kui eurolasse veel astuti, siis oli arusaam, et see on selline nõudlik režiim, mis jääb väga kõrgeid nõudmisi majanduspoliitikale, aga kuna periood 1999–2007 oli niivõrd kerge, siis ma eeldan, et selline nagu surve või arusaam, et tegelikult neid ohte on võrdlemisi palju, nagu kadus ja ka tõenäoliselt see kasvuootus tekkis, nii et mulle tundub, et siin on niivõrd palju neid lugusid, kuidas mingis riigis üllatutakse vajaliku kohandumise peale, kuigi võib-olla väljaspoolt tundub see niivõrd arusaadav. Aga kui see on väga keeruline, siis ei ole nagu midagi teha. Ja teine teema võib-olla akadeemilises kirjanduses väga palju fiskaalmultiplikaatorite märksõna all on olnud see, et praeguses tingimuses, kus rahapoliitika võimalused majandust elavdada on piiratud, kus finantssektor ei toimi ja kus on suhteliselt suur SKP negatiivne lõhe ehk tootmisvõimsused on kasutamata, on fiskaalpoliitiliste sammude mõju majandusaktiivsusele suurem, kui ta võib-olla on 3 aasta pärast. Et iseenesest nagu fiskaalmultiplikaatorite suurus ei mõjuta seda teemat, aga ütleme, seda optimaalset ajastust mõjutab see, et kuidas muutub selle fiskaalmultiplikaatori suurus üle aja, kuivõrd mõjus on eelarvepoliitika siis majandusaktiivsuse mõjutamisel erinevatel perioodidel. Et need oleksid siis võimalikud puudused selle kiire eelarve tasakaalu parandamise juures. Eelised on siis seotud sellega, et kui see enam-vähem edukas on see konsolideerumine, et siis see ebakindluse periood on lühem, ehk siis see periood, millal nagu eriti, ma arvan, investeeringud, aga ka muud kulutused on pärsitud, on lühem. Ja ma arvan, et see on oluline, et Kreeka on minu meelest nagu selline väga hea näide, et põhimõtteliselt seal on majanduslangus olnud juba 2008. aasta lõpust. Et tõesti on nagu keeruline nagu ettevõtja seisukohast, aga ka eraisiku seisukohast, et kui nüüd on palju juba, et 6 aastat olnud majanduslangust, et see on poliitiliselt keeruline, ta tõenäoliselt mõjutab selliseid pikaajalisi majandusotsuseid, nii et ta on kindlasti nagu miinus, kui see periood on liiga pikk. Siis tihtilugu on arvamusi, et me teame küll, mida tuleks majandusega teha, aga et pigem on küsimus selles, et kas see tahe neid vajalikke ümberkorraldusi teha püsib. Ja ma arvan, et suhteliselt loogiline väita, et mida pikem on see kohandumise periood, seda kergemini võib see tahe kaduda. Näiteks Rahvusvaheline Valuutafond on väga tugevalt viimasel ajal või viimase aasta-2 jooksul propageerinud seda, et võib-olla kõige parem oleks selline suhteliselt stabiilne kohandumine, aga samal ajal peaksid olema sellised keskpikad usaldusväärsed nagu programmid, et kuidas see kohandumine toimub, aga siin probleem ongi eeskätt selles, et praegune valitsus ei saa kuidagi siduda järgmise valitsuse käsi ja ka praegune valitsus, kui ta püsima jääb, et siis ta võib mingil hetkel ümber mõelda. Siis, mis on nagu väga ilmselt tuleb välja, kui võrrelda praegu raskustes sattunud vanu euroala riike, ütleme Kreeka, Iirimaa, Portugal,
Balti riikidega. Ja mõnes mõttes Balti riikides majanduskasvu mõttes see kohandumine oli isegi suurem 2008, 2009 võrreldes nüüd selle kohandumisega Iirimaal, Kreekas ja Portugalis. Aga et mis seal on toimunud, on see, et see kohandumine on olnud aeglane, on toimunud väga-väga tugev avaliku sektori, ka erasektori, aga avaliku sektori võlgnevuse kasv ja Kreekas põhimõtteliselt ongi ju see viinud selleni, et eelmisel aastal toimus riigivõla restruktureerimine. Ja üks teema, mis mõjutab seda, kui kiiresti riigivõlga vähendada, on niinimetatud mitmese tasakaalu teke. Põhimõtteliselt, kui olukord on habras, siis põhimõtteliselt võib ette kujutada situatsiooni, kus suhteliselt väike nagu tõuge majandusele lükkab selle majanduse kas heasse tasakaalu või halba tasakaalu, kuna need võimendamismehhanismid majanduses on väga tugevad. Nii-öelda halva tasakaalu hea näide on see, et mingil põhjusel näiteks riskihinnangud mingi riigi suhtes kasvavad. Selle tulemusena näiteks riigivõla intressid kasvavad, riigi võime ennast finantseerida väheneb, ta vähendab samaaegselt kulutusi, see pärsib majanduskasvu, samal ajal kasvab ka erasektori ettevõtete investeeringud ja see omakorda viib selleni, et aeglane majanduskasv hirmutab need finantsturud veel rohkem ära ja ühesõnaga see ring käib nüüd edasi. Nii et kui vähegi võimalik, siis ma arvan, et selline olukord, kus sa võid minna kergesti nii-öelda heasse tasakaalu või halba tasakaalu, on suurem, kui see riigivõlg on kõrgem. Et kui sul on olukord hapram, siis see nii-öelda, kuidas ütelda, sellised isereguleerivad mehhanismid majanduses on kindlasti nagu nõrgemad. Ja üks teema, mida minu meelest nagu tihtilugu unustatakse, et siin on võib-olla näiteks Krugman versus Euroopa Komisjon debatt on nagu selge, on see, et väga tihti unustatakse ära see, et kas meil on nagu tegemist sellise tsüklise probleemiga, nagu ajutise majanduslangusega, mida näiteks Paul Krugman on väga palju nagu esitlenud, et meil on ajutised probleemid, et kui me natuke majandust elavdame, et me saame nii-öelda jälle järje peale ja siis kui olukord on hea, suudame pikal perioodil selle võla tagasi maksta või võlga vähendada. Aga samal ajal, kui need probleemid on sellised struktuursed, siis ei olegi põhimõtteliselt mitte midagi teha, et siis me ei saa seda käsitleda sellises tavapärases keyneslikus nagu kogunõudluse juhtimise raamistikus eelarvepoliitikat, vaid ongi mingisugused püsivad muutused ja sellele tuleb reageerida siis püsivate meetmetega. Ja lõpetuseks, et sellest samast Pew Research Centeri küsitluses oli ka küsimus, et milline on siis parim viis oma riigi majandusprobleemide lahendamiseks. Nüüd siin nagu teatud mõttes suunatud küsimus, anti 2 vastust, et kas pigem vähendada valitsuse kulusid riigivõla alandamiseks või siis suurendada valitsuse kulusid majanduskasvu toetamiseks. Ja nendest 8 riigist siis 7 arvas, et pigem peaks vähendama valitsuse kulusid ja ainult 1, Kreeka, arvas siis vastupidist. Nii et selles suhtes nagu ütleme, poliitilises mõttes võib-olla see laiem toetus on isegi olemas, et tõenäoliselt mida pidevalt nagu kui üksikute riikide tasemel laskuda, mida näeb üha üle ja üle, on see, et tihtilugu neid nii-öelda tõenäoliselt vajalikke ümberkorraldusi takistavad kitsad, aga väga tugevalt esindatud või väga mõjusad huvigrupid, mitte niivõrd see, et üldiselt nagu poliitilist valmisolekut nagu laiema valijaskonna seas ei oleks. Ja see on siis kokkuvõttes, mis euroala majanduskasvu hetkel toetab, mis seda pärsib ja mis siis on ohuks tulevikus. Sellega ma oma monoloogi lõpetan. Kui kellelgi on mõni selline kriitiline või mittekriitiline märkus või tahab lihtsalt arutada, siis see on igal juhul hea aeg selleks praegu.